Meil on tulemas 4 näidet meie kohalikest õpikogukondadest ja me vaatamegi lähemalt, me oleme küsinud neilt häälestuseks 3 küsimust. Miks see kogukond tekkis ja mis on selle eesmärk? Ja mis aitas kogukonda käivitada ning mis aitab seda kogukonda aktiivsena hoida, sest tihti kogukonnaga juhtub, et alguses entukaga minnakse, natuke on, aga siis mingi hetk vajub ära. Aga mis aitab käigus hoida? Ja kõige esimesena nendest 4 palume siia virtuaalsele Zoomi lavalauale AI klubi ehk siis tehisaru klubi Riigi Tugiteenuste Keskuses ja seda veab Kadi Raudsepp on siis esindajana. Kadi, oled sa juba valmis lavalauda võtma? Ja tere kõigile, on mind kuulda? Kostub kenasti. Väga hästi. Siis jagan ka oma slaide. Ja siis saamegi kohe alustada. Ma loodan, et on kenasti näha. Ta hetke võtab veel aega, laeb. Ütleb, nüüd me näeme ja toimib. Palun. Okei. Väga tore, aga suur rõõm siin olla. Nii inspireerivad teemad on siin täna juba päevakavas olnud ja ägedad kõnelejad ja suur tänu korraldajatele kutsumast. Et ma jagan siis RTK ehk siis Riigi Tugiteenuste kogemust AI klubi näitel, aga räägin natuke laiemalt ka, kuidas me siis sellist AI kirjaoskust oleme edendanud. Et mina siis töötan RTK-s äriarhitektina, olen arendusosakonnas ja toetame siis organisatsiooni üleselt ka erinevate selliste uute oskuste omandamist. Aga lihtsalt korra 2 sõnaga, et kust ma siis tulen, et Riigi Tugiteenuste Keskuses on tööl siis üle 400 inimese ja meie fookuses on siis pakkuda avaliku sektori asutustele siis erinevaid tugiteenuseid ja korraldada Euroopa Liidu ja mitmete Eesti riigieelarveliste toetuste jagamist, järelevalvet ja makseid. Et siis need 5 põhiteenust on siin ka välja toodud ja selles osas me siis mõtleme ka pidevalt kaasa, et kuidas teha asju kiiremini ja veelgi paremini ja kasutajasõbralikumalt. Ja üks teema, mis ma arvan, on tänapäeval iga organisatsiooni laual, ehk siis see, kuidas sellist AI muutust organisatsioonis ellu viia ja kuidas leida need kohad, kus siis tegelikult sellest tehisarust võiks olla kasu ja kuidas me seda oma inimeste või kuidas me siis oma inimesi selle muutusega kaasa tõmbame. Ja siin on minu meelest üks hästi hea kujundlik siis graafik, et Boston Consulting Groupilt, kus siis on välja toodud, et tegelikult selle muutuse osast, et selle AI muutuse puhul on suur osa tegelikult küsimus selles, et kuidas inimesed ja protsessid selle muutusega kaasa tulevad ja tehnoloogia on siis 1/3 sellest, et selles mõttes sellist muudatuste juhtimist ja innustamist ja õppimist on siin ilmselgelt hästi palju. Ja kui mõelda laiemalt, et miks üldse on vaja sellist läbi katsetamise õppimist, et siis selline katsetamiskultuur võiks tänapäeval tegelikult olla paljudes organisatsioonides selline igapäeva lahutamatu osa ja see ei pea olema alati midagi suurt, vaid see on pigem nagu sellise mõtteviisi kujundamine, et kas ma julgen ise katsetada uusi asju, proovida sellest õppida, seda tegelikult teha koos oma kolleegidega ja neid kogemusi ka jagada, et nii me tegelikult loome nagu väga suurema platvormi ja pinnase siis terves organisatsioonis selleks, et tekiks need nutikad lahendused ja innovatsioon ja tegelikult inimesed neid uusi oskusi ka omandaksid. Ja see on kindlasti paljudele tuttav innovatsioonikõver, et koos kolleegidega oleme siis mõelnud, et just sellise AI muutuse puhul ka või laiemalt erinevate uute oskuste omaldamisel, et me üritame selle teraviku suunata sinna innovaatorite ja kiirete kohanejate juurde, kes siis omakorda oma sellise õhinapõhisuse ja entusiasmiga lõpuks tõmbavad kaasa kolleegid ja teised huvilised ja nii tegelikult levib see uudishimu ja õppimishimu ka üle organisatsiooni. Ja me oleme muuhulgas ka mitu aastat tegelikult panustanud sellesse, et sellist disainmõtlemist organisatsiooni üleselt juurutada ja sellist probleemide lahendamise oskuseks olulisi tööriistu õpetada kasutama, nii et ma arvan, et see on ka olnud üks selline hea viis, kuidas inimesi just sellise katsetamiskultuuri osas nii-öelda kaasa kutsuda.
ja see teekond sinna ai klubini tegelikult või üldse selliste ai tegevusteni on meil välja näinud selline, et juba 2023. aastal tekkis meil siis ühes osakonnas selline huviliste grupp, kes hakkas koos käima, katsetama. Me ei teadnud väga palju sellest teemast, aga uurisimegi, jagasime kogemusi, õppisime koos ja sealt edasi on juba pikemalt toimunud erinevad siis organisatsiooniülesed koolitused ja eelmisel aastal tõdesime siis koos kolleegidega ja selliste huviliste grupiga, et aga katsetame sellist organisatsiooniülest ai klubi, tuleme kokku ja proovime, et mida me siis avastame, mida me teistele saame jagada ja koos hea kolleegi Loona Pärteliga oleme me seda klubi siis nüüd eest vedanud ja see siht ongi olnud see, et me alustame sellisest huvi tekitamisest ja laiem eesmärk ongi üldse selle ai muutuse või selle tehisaru kirjaoskuse edendamisel see, et me jõuaksime siis lõpuks ka selleni, et me saame neid ai lahendusi oma protsessidesse integreerida ja jõuda siis juba selliste suuremate ja mahukamate muudatusteni. Ja kui meil 2023. aastal oli 15 osalejat, siis nüüd, kui me alustasime eelmine aasta, siis oli meil sellist 50 huvilist, kes said kokku. Me tegutseme ainult veebipõhiselt ja eesmärk ongi siis üksteiselt õppida ja proovida erinevaid ai rakendusi ja siis soovitada ka kolleegidele, et mis siis hästi toimib, mis ei toimi ja hoida sellist õpihimu ka üleval. Ja me võtsime eesmärgiks lihtsalt, et proovime niimoodi 4 korda aastas kokku saada. Kuna meil on väga palju inimesi kaugtööl ja toimime üle Eesti, siis Teams oli selleks kõige parem keskkond ja iga kord oli meil siis nii-öelda fookusteema, kus me proovisime erinevaid tööriistu, näiteks slaidide loomiseks, videote loomiseks, ükslehe loomiseks ja katsetasime ka siis Copilotit, mis on tänaseks meie juba igapäevaseks tööriistaks saanud. Ja see reegel tegelikult klubis osalemiseks oli see, et kõik peavad testima, et sa ei tule lihtsalt kuulama, vaid sa tegelikult testid ja jagad oma kogemust. Ja siin on meie selline virtuaalne töölaud Miro keskkonnas, kus meil siis igale sellisele klubilisele oli oma tööleht, kuhu sai siis märkmeid teha, screenshot'e panna, soovitusi panna kirja, et mida siis kes mida on avastanud, mis toimis, mis ei toiminud, et siis kõik saavad sellele ka ligi ja seal uudistamas käia. Ja tegime ka sellise jah, klubilise märkmete töölehe ja iga fookusteema kohta siis ka veel olid meil eraldi märkmete kohad ka. Ja üritasime seal alati ka sellist siis hinnangut saada, et ka teised saaksid aru, et mida siis soovitatakse või mitte, siis me tegime sellise soovitusmeetri, kus siis sai panna erinevate tööriistade kohta kirja, et mida siis keegi sellest arvas. Ja samas selleks, et meil see klubi toimiks, me tegime ka klubi kokkulepped, leppisime kokku eesmärgi, ehk siis sõnastasime selle nii, et meie eesmärk on luua turvaline ja toetav kogukond, kus huvilised saavad koos katsetada tehisaruga seotud tööriistu ja vahetada kogemusi. Ja siin mitmed põhimõtted veel, et sellest testimise teemast ma juba rääkisin, et eesmärk on tõesti siis see, et kõik katsetaksid, avastaksid, õpiksid sellest ja jagaksid kogemusi. Ja et oleks ka selline tore ja mõnus õhkkond ka, et me tegime sinna alati selliseid väikseid icebreaker eid ja muid väikseid harjutusi veel lisaks. Ja siin on ka siis üks näide sellest, et alustasime alati sellega, et kuidas siis tunne on, et kõik tulid oma tööpäevast, olid erinevad mõtted, et oli vaja tegelikult niimoodi korra fookus paika tuua, et kuidas siis on. Ja siin olid meil siin näiteks selline niisama emotsioonide kaardistamise skaala ja samas ka selline elevusmeeter. Ja siin ma tõin lihtsalt näiteks, et kui me alustasime, siis see ülemine pilt näitas seda, et palusime siis inimestel kirja panna, et kuidas te tunnetate, et kuidas teil selle tehisaruga praegu siis üldse kogemus on. Ja nagu näha on, siis selle klubi tulemusel on nihkunud need hinnangud märksa sinna paremale poole, et tõesti see katsetamise kogemus on juurde tulnud ja inimesed siis ütlevad tõesti, et uurin ja kasutan mitmekülgselt palju rohkem, kui seda enne alustamist tehti.
ja siin lihtsalt väike kokkuvõte meie jõulukohtumisest, et kus me palusime siis tagasi vaadata, et mida inimesed arvavad ja tõesti suur rõõm oli lugeda, et inimesed siis ütlevad, et jah, lahe klubi, aga et tegelikult need nipid, mida mujalt ei saa ja meie valdkonnaga seotud nõuanded või siis, et saab ülevaate uutest asjadest, teiste kogemustest saab häid ideid, alati õpib midagi uut, hea võimalus areneda, et tore oli tagasi vaadata ja sellel aastal loomulikult siis jätkame ka klubiga ja üritame ka uusi liikmeid endale juurde saada. Ja lisaks oleme siis kogu aeg seda teemat veel edasi nüginud, et jällegi sellist ai huvi tekitada ja ai novembris eelmisel aastal oli meil selline ai kuu, kus me rääkisime siis ka nendest samadest ai klubi kogemustest, aga tegime ka erinevaid kogemuskohvikuid ja loomulikult rääkisime ka ähm, tehisaru turvalisest kasutamisest ja me koostasime ka sellise teejuhi, et see on kindlasti oluline teema pidevalt ka üle rääkida, et millised on ka need ohud ja millised on siis need põhimõtted, millega kindlasti kõik peavad arvestama. Ja kokkuvõttes need taipamised, et kõige olulisem ongi see, et leida tõesti üle organisatsiooni need ai entusiastid, neid toetada järjepidevalt ja luua neid kogemuste jagamise formaate ja juhtide toetus tõesti on ka võtmetähtsusega, et väga hea meel on see, et meil on ka väga mitmeid juhte, kes on selle klubiga liitunud, et selline hea eeskuju oma tiimidele ka ja ka oma tiimiliikmete julgustamine, et selline katsetades õppimine on oluline, nii et see on tähtis. Ja tõesti selliste praktiliste tööriistade tutvustamine ja ka teiste organisatsioonide kogemustest õppimine aitab väga palju edasi. Ja ka edukate algatuste tunnustamine on see, mis kindlasti inimesi innustab. Ja mõtle suurelt, alusta väikselt, et nagu ma enne mainisin, siis tõesti ei pea hakkama kohe mingeid suuri innovatsiooniprojekte ette võtma, vaid et selline katsetamiskultuur ja sedaviisi õppimine tegelikult algab väga väikestest sammudest ja selline katsetamine, testimine ja mõõtmine, et mis siis meile tegelikult sobib, võiks saada selliseks oluliseks mustriks. Ja see pidev õppimine aitabki olla kursis igasuguste uute muudatustega, mis pidevalt siis juurde tekivad. Ja hea meel oligi see, et meie siis üks ai algatus, ai assistentide töögrupp sai terve organisatsiooni poolt ka sellise toreda tunnustuse aasta meeskond. Nii et see kindlasti andis ka nendele entusiastlikele inimestele indu juurde. Ja ma tõesti tänan selle võimaluse eest ja soovin kõigile edukat katsetamist ja kui on küsimusi, siis hea meelega vastan. Aitäh! Vau, vau, Kadi, sa andsid meile 10 minutiga masterclassi, sest siin tulid väga, ma arvan, et see on see koht, mida mõned tahavad järelvaatamises korraks üle vaadata, näpuga järge ajada, sest sa andsid meile nagu kogu selle voo ja need viisid, kuidas siis hinnata, kuidas vaadata, need viisid ka, kuidas hoolitseda, et osalejad mitte ainult ei kuulaks seal, vaid nad oleks kaasatud, et see on tegelikult see on mingi asi, mida ma arvan, RTK näitel võiks tervele hulgale riigisektoritele veel jagada, sest tundub, et seda ai-d ei ole otstarbekas jah võtta niimoodi, et tuleb ai guru sisse ja näitab, et mida lahedaid asju saab teha, vaid päriselt oma inimesed, kes püüavadki samasuguseid asju teha, mida sina püüad teha, nüüd nad päriselt selles kontekstis vaatavad seda, et see võimestab hästi. Väga kihvt, südamed pöidlad, kõik lendavad. Riinalt üks kiire küsimus, palun. Jah. Tervist ja suur tänu tõesti väga sisuka ja hästi esitatud esitluse eest. Et tahtsin küsida sellise väikse küsimuse, et kas teil on ka kaardistatud see, et mis siis nüüd teie organisatsioonis tänu sellele kogukonnale nüüd kvalitatiivselt on paremaks muutunud, et see õppimise protsess oli selgelt muljetavaldav, aga kas te olete ka nagu tuvastanud mingisuguse positiivse mõju nüüd organisatsioonile kui sellise organisatsiooni tegevusele, sooritusele? Kas on mingi selline seos ka loodud teil? Aitäh, väga hea küsimus. Ja meil on selles mõttes mida me ise näeme, et selline aktiivne ai kasutamine just töös ja oma töölaual, nende ülesannete leidmine, kus sellest kasu on selgelt kasvanud, aga meil on praegu käimas ka mitu sellist konkreetset ai projekti, kus meil ongi osakonnapõhised tiimid, kes väga konkreetselt on ära kaardistanud, mis on nende tööprotsessis need osad, kus siis saaks ai-d kasutada, kus sellest on siis kõige rohkem abi ja praegu me siis tegelemegi sellega, et me saaksime siis mai lõpuks ilmselt sellise esimese vastuse ka, et kuidas need prototüübid siis päriselt toimisid ja kuidas seda saaks ellu rakendada.
Tänan. Kadile ühe mõtte siia juurde, et teha AI klubide eestvedajate klubi, sest jah, iseenesest, see kui on sa hea seda mõte. mudelit nagu rakendad terves hulgas asutustest ja vaatad veel, et mis viisil teha ja ühiselt jagada, et siis sa saad ta hästi toimima ja ma arvan, et see on see tööstusharu, kus hästi kiirelt muutub, seal ei ole nagu õigeid vastuseid, aga kui inimene korra läbi teeb, siis ta oskab hinnata, kas järgmises olustikus, mis tuleb, et kas see tööriist võiks mind aidata või mitte. Aga selleks on Just. tarvis läbi teha ja tundub, et inimestele endale ka sihuke põnev. Väga kihvt. No nii, Kadi sättis lati nii kõrgele. Nüüd on meil tulemas Rahandusministeeriumi infotehnoloogia keskuse isetekkeline õpikogukond ja Ragnar Hark haarab lavalauad. Ragnar, kuidas sa tunned pärast nüüd Kadi etteastet, et kas juba süda puperdab sees? Noh, ütleme nii, et minu ettekanne tegelikult seda AI sihukest entusiasmi ka natukene katab, sest et meil on ma räägin kogukondadest natukene üldisemalt, aga AI selline alamdomeen on meil olemas meie ühesõnaga AI kogukondades ka, kes siis tegeleb tegelikult üsna sarnase asjaga, mida Kaidi kirjeldas, kuigi natukene rohkem, ütleme, arendusspetsiifiline on meil, aga samamoodi me katsetame ja pokime ja see on selline ühesõnaga, ütleme, kus inimesed saavad vabas vormis katsetada, et keegi, kes on mingi kogemuse kunagi kuskil juba läbi teinud, jagab seda teistega, siis ütleme sihukeses nagu koos tegemises tekib selline ühesõnaga sünergia. Pluss veel see ka, et reaalseid asju saab alati katsetada, mitte et sa lihtsalt ei proovi mingit asja proovimise pärast, vaid sa üritadki reaalselt ülesannet lahendada sellega näiteks. Kas sa soovid jagada ekraani, kuidas sul tehniliselt on? Ja, ma jagan ekraani ka, ma nüüd see oli jah, väike sissivaatus, ma kohe jagan ekraani, et mul on esitus ka, nii kohe üks hetk. Niimoodi, share.